Merike ja numbrite keel. Teate, mõtlesin, jagan täna väikest oma mõtet. Nii toredad kommentaarid on tulnud YouTube'i ja mulle väga-väga meeldib. Selles suhtes, et ka need kommentaarid meeldivad mulle väga, kus julgetakse kirjutada, et ta ei ole minuga sama meelt. Et minu meelest on vahva, me ei peagi olema kõik sama meelt. Ja tore on see, et me aktsepteerime ja austame üks-ühe arvamusi, et keegi ei haugu, ei kritiseeri, ei söö üksteist ära. Et minu meelest on mega hästi läinud sellel YouTube'i kanalil just sellepärast, et me üksteist nagu hoiame. Nagu ütlesin vahele, ei tea miks. Aga mis mõte mul oli, mida ma teiega jagada tahtsin? Et miks ma üldse seda teen? Teate, vahest tuleb mul selline päev ka, kus ma mõtlen, et aga milleks? Ja siis samas ma saan jälle energia selle peale, et aga seda on vaja teha, seepärast, et see on aidanud mind nii palju. Vaadake, kui ma teen neid kas metsajalutuskäigu pealt või siis kodus laua taga teen neid videoid, siis ma olen kõik need enne läbi mõelnud, kui ma hakkan neid tegema. Seal arvuti taga on see, et mul on lihtsalt konkreetne spikker, et ma sealt maha ei jookseks. Ja nii nagu mõni ütleb, et ma räägin vahele nii palju, aga ma räägin niikuinii seal räägin ka palju vahele. Et teil igal ühel on omad lood rääkida. Kui teil oleks kõigil ka oma kanalid, siis ma arvan, et me kõik kuulaksime seda, kellel mis asi mätsib, eks ju. Aga täna hommiku oli mul hästi selline, ütleme, kas kõva või kõval teemal arutelu oma elukaaslasega. Ja ma sain lõpuks aru väga hästi, miks ma seda teen, mida ma praegu teen, ehk seda numeroloogiat. Teate, kui mina läbi numeroloogia ei teaks oma mehe tugevusi ja nõrkusi ja kui ma ei teaks enda tugevusi ja nõrkusi, siis tead, mul on vahest selline tunne, et tähendab niimoodi, ma mõtlesin nagu, mulle meeldib jälgida riidu, see ei olnud riid, meil oli hästi kõva selline arutelu ühel teemal, aga me lõppkokkuvõttes olime lõpuks sama meelt. Ja ma ei hakka teile seda teemat siin igaks juhuks veel ütlema, sellepärast, et võib-olla mõni kaob lihtsalt kähku kanalilt ära. Aga eks meil kõigil on vaata oma eraelus selliseid erinevaid teemasid. Siis ma sain ka aru, et kui eelmistes eludes mingid teatud hetkedel, eks ma mõtlen koos eludes, ma tõstsin häält või käitusin nii või käitusin naa, siis ma olen oma miinused ikka väga hästi plussi poole saanud. Ja seda enam, kui ma tean, millises energias minu elukaaslane liigub, ma tean tema neid häid ja halbu külgi ja tean, ma ütlesin ka enda halbu ja häid külgi. Siis see on nii lihtne ja nii mõnus on elada, teate, sellepärast, et sa tead täpselt, mis hetkel on vaja endal suud kinni pidada. Sa tead seda, et see, mis ma praegu ütlen, ei too mitte midagi head. Et see on nii huvitav ennast jälgida kõrvalt. Ma ei tea, kas te olete sellised asju teinud. Ja vaata, mida nooremad me oleme, seda rohkem on meil seda tuld veres. Või veri tules. Ma ei tea, kuidas seda öelda. Minul on ka temperamenti, et olnud vähemalt noorena veel rohkem. Eks ma praegu olen ka temperamentne, aga kui ma tahtsin tulla, ehk siis numeroloogia, et mind on ta isiklikult väga palju aidanud. Ja ma väga loodan, et see, et sa oled siin praegu minu kanali peal, et see ei ole juhus, sellepärast, et mina tahan südamest, et sina saaksid läbi selle ka ennast aidata. Saaksid rohkem aru, kes on sinu lähedane. Ja pange tähele siis see, kui ma teil seal videos ütlesin, et vaadake ja võrrelge seda kokku sobivust oma vahel, siis seda eelkõige sellepärast, et te saaksite aru, kus te praegu liigute, milline on teie suhe ja miks ta on just selline. Aga see ei tähenda seda, et te peate selle suhte ära lõpetama. Pigem läbi nende numbrite ma tahan teile lihtsalt anda teada, sa saad ju rohkem panna endale ka rõhku nendele oma positiivsetele külgedele, oma elukaaslasel täpselt samamoodi tuua välja rohkem oma positiivseid külgi ja siis need negatiivsed lihtsalt iseenesest hakkavad lahustuma, mida rohkem üksteist aitame ja toetame positiivselt oma lähedasi ja oma kõiki. Aga see kodust hakkab kõik, eks ju. Et see kõik nagu lahustub iseenesest, et ma olen väga tänulik täna sellele kuidas ma ütlen selle kohta, aktiivsele arutelule köögilaua taga, et minu meelest see pani räigelt mul mõtteid liikuma. Et kui tänulik ma olen üleüldse kõigele sellele, mis ümberringi on ja see, et see numeroloogia tuli mu ellu. Et ma olen hulga rohkem tasakaalustunud, oskan inimesi teistmoodi tähele panna
ei reageeri sellele, teatud numbrid on sellised, kes lubavad, aga nad ei tee. Ja noh, nii ongi lihtsalt. Ja nii lihtne on niimoodi teha näiteks koostööd ka, kui ma umbes tean, kes on, mis on ja siis ma lihtsalt tean, et sealt polegi midagi tahta, mille pärast ma närvi lähen. Ei lähe närvi. Ja näiteks see, kui ma tean, et keegi, kellega mul on nii mõnus koostöö, et mul piisab ainult mõelda ja lihtsalt asi on juba tehtud, tema kas kirjutab mulle või ütleb, et kuule, ma tegin siin väiksed sellised asjad ära, mis sa arvad ja ma mõtlen, et kuidas see võimalik on? Lihtsalt võt jälle ja kui ma tean, mis numbritega on tegu ja kui ma tean, kuidas meie kokku sobime, siis nii see lihtsalt ongi. Ja praegu koostööd tehes mul on toredad tiimid siis nii numeroloogia alal, kui mul on teised paar asja ka siin jooksmas, siis ma saan nii hästi aru, kellega kõik asjad toimivad. Kõik tänu numeroloogiale jällegi. Enne ma ei teadnud. Enne umbes jooksid vastu seina ja mõtlesid, et täitsa lõpp, miks jälle minuga sellised asjad on. Oi, tihtipeale ma küsisin seda. Enam ma ei küsi, seepärast ma tean, et see universum, looja, ingel või ükskõik, kes ta seal üleval meid juhendamas on, siis ma saangi aru, see on kõik üks mäng ja me oleme siin kõik ühed malenupud ja meiega mängitakse. Tähtis on see, et kuidas siin oma mängu lahendada tahad, kas positiivselt või negatiivselt. Mina olen valinud seda, et ma lähen positiivselt. Ja muidugi mina ka kukun ja komistan vahest ja vahest tahaks kõigele käega lüüa, aga ikkagi ei löö. Ma olen nii tänulik, et teid on nii palju siin kanalil. Ja üldse tänulik selles suhtes, et me oleme kõik ju siia tulnud selleks, et tegelikult üldjuhul üksteist aidata ja eelkõige iseennast aidata. Ega üks leiab selle oma tee. Täna vähe selline tundelisem video, aga ma olen tõsiselt õnnelik tänu selle hommikusele kirevale vestlusele, et see pani nii palju mõtteid mõlgutama. Ja teate, üks asi, mida ma olen mõelnud, et kui on sellised hästi tugevad, sellised pinevad äkki või vererõhku tõstvad jutuajamised, ükskõik kas oma elukaaslasega või töökaaslasega või ükskõik kellega, eks ju, oma emaga, isaga. Siis teate, mis üks nipp, mida mina nüüd kasutan viimasel ajal ja see on nagu ma tahaks ütelda, kuradi ma hästi toiminud. see vajab harjutamist. Ehk siis selline asi, kui on see situatsioon, kus mina siis olen ka nagu üks osatäitja, eks ju. Nüüd numeroloogina mina juba tajun, kellega kuidas käituda. Aga siis enne seda, kui ma veel seda ei olnud, vaata, siis ma hakkasin harjutama sellist asja, et ma nagu kärbes, ma muutun kärbseks ja lendan justkui sinna selle situatsiooni peale üles ja vaatan ennast kõrvalt, et kuidas ma käitun ja üleüldiselt tegelikult võtsin kogu situatsiooni kui mängu. Sest, et meile justkui antakse mingid ülesanded ja siis me justkui peame nendega hakkama saama. Aga meie valida on, kuidas me selle nagu lahendame. Kas me tahame, et lõpptulemus on positiivne? Ja tähendab seda, et kuskilt pead ise ka järgi andma, on ju. Või nagu öeldakse, et sorry, aga ma ütlen ikkagi selle välja, et lolliga pole ju mõtet vaielda, eks ju. Las ta siis olla. Võtta lihtsalt 2 sammu tagasi. Vahest olen mina loll, vahest on see keegi teine loll. Lihtsalt nii ongi. Ei ole õiget ega ei ole valet. Et see, et kui sina kuule vahest mõtled, et ma olen mingit pläma suust välja, siis järelikult sinu jaoks ongi see pläma. Tolle hetkel on see pläma. Mingi teatud hetkel see jällegi on niimoodi, et issand jumal, kus see Merikese video oli, et vaata, ta ütles siin midagi sellist, et see on väga oluline. Siis see ongi väga oluline. Nii see ongi, et kõik päevad ei ole vennad, et ega nad ei ole õed. Täna vähe selline tundelisem, et jah, kommenteeri, anna teada, kas sul on ka selliseid olukordi olnud ja kas sina oled ka sellest numeroloogiast saanud selles suhtes niivõrd, kuivõrd aru, et seda saab enda kasuks selles suhtes nagu lükata ja ennast aidata ja oma elukaaslast ja kõiki saab aidata. Sellest, et rohkem üksteist aru saada, mitte nagu ärrituda. Et tõepoolest on teatud numbrid, kellega ei tasu üldse nagu võidu joosta. Las ta jookseb. Võtta sina keegi teine, kellega joosta. Ma ei tea. Mõtle ise siit edasi. Mina pole midagi öelnud ja midagi ütlesin ka. Jah, nii ta on. Kuule, aga heipa hei, aitäh selles suhtes, et oled liini peal ja kommenteeri, mida mõtled ja nii ongi. Tšauki, tšau.